Hiljuti deklareerisin oma elus #rottmode. Ettevõtlus on siis, sa mõtled oma jalgadel, Anna. Sa mõtled jalgadel kogu aeg, on ju. Ma peaaegu nagu tahan välja näha nagu hull kunstinimene. No ma tahan tulla niimoodi ja olla mingi hea, ma ei oska ennast riietada. Tere hommikust, minu ja Anna #naisettevõtjate klubi on täies hoos. Tervist. Ja meil oli just väga naljakas moment, sellepärast, et me lähme praegu ühele #secret project meetingule ja vaadake, Anna on mulle ideaalne äripartner, sellepärast, et oma olemuselt, oma stiililt on Anna, ma ütleks, tõeline naine. Tal on alati viigipüksid jalas, sul on alati mingi ilus kamps, sul on tõesti stiililt, me oleme väga erinevad ja sa oled väga klassikaline ja alati näed head välja. Ja mina olen alati olnud eksperimentaalne oma moes. Olgem ausad. Oli just parasjagu siuke moment, kus ma olin niimoodi, me olime köögis niimoodi just kohtumisel, omavahel rääkisime juttu, vaata minu tavapärane fit, see on see, kes ma olen. Ja siis ma mõtlesin, kuulge, kas ei ole see mingi kunstiinimeste värk, et sa nagu, nad lihtsalt viskavad pintsaku peale. Mingid inimesed näevad alati välja, nagu nad oleks lihtsalt pintsaku peale visanud. Siis ma tulin Anna juurde ja ütlesin, kas see on nagu äge kunstinimene või see on nagu ma ei oska ennast riietada. Ja teksad. Oota, ma vahetan püksid ära. Kui sa praegu siukse fitiga tuleks, siis it's giving, ma lähen tänavale akordoni mängima. Hoppikene ära roosti, nii hullud. Okei, no jah. See pintsak siin peal on tõesti võib-olla veidi liiast. Ma tahaks nagu nii tulla. Vaata, mul on tunne, et see on see nahk, mis mind häirib. Et kui sul oleks teist... Usu mind, minu Ivo Nikolov fitet pintsak ei ole siin peal parem. Mul on alati ülisuur kiusatus, kui me käime Annaga kohtumistel, sest ta on nagu nii fancy giving business person, et ma peaaegu nagu tahan välja näha nagu hull kunstinimene. No ma tahan tulla niimoodi ja olla mingi hea, see läheb minu loomingulise visiooniga kokku küll. Ja see outfit on, ega siin on plekk. Mis plekk see on? See on šokolaadiplekk. Barbara ei luba mu šokolaadiplekiga käia. Ma ei saa tulla plekiga ju. Või kas ei näki selle peal, et see peabki olema? Aga taki äkki? Te alati jah, see on ka nii piirav. Kõik alati ütlevad taki. Jaan ütles mulle ükskord, kui ma tahtsin T-särgi kanda, ma näen välja nagu... see on halb nali, ma ei saa seda öelda. J.J. Streeti tantsija ta ütles. See on väga hea nali. Mu juuksed näevad ka ju puhta hullud välja. No ma ei saa tulla nii. Sa just tahtsid. No ma tahan tulla niimoodi. Siia saab riirolli teha. Külm on ju õues, ma pean olema korralikumalt riides. Nii, mis teil siin on? No ja siis mul on kõik mu kõige ägedamad riideasemed on sellist, et on liiga külm, et kanda. Aga mul on... ma panen siia nagu jope peale või? Kas sa T-särgiga praegu õue? Ei, ma mõtlen, et jope peale hakkab ka külm äkki. Me läheme autoga, kallis. Aga kas seal sees äkki mul on? Vaata, üks asi on sinu kohta see, et... Sa alati mõtled, et sul hakkab külm. Mina olen see, kes on nagu... Aga sul ei olegi kunagi külm ja mul on alati külm. Ma alati kannatan. You're gonna... Ma ju... Inside on... Ma jään haigeks. Ma kardan, et ma jään haigeks. Oota, kui me peame juba minema. Esiteks tuleb rinna hoida selga panna. Juustega ma nüüd ei jõua viimasel hetkel midagi teha, jah. Nad on otse sauna juuksed ka veel. Püha jumalna. Nii, palun nüüd, cut the cameras. Kas ma ei aja selle maasikaga nagu nendele äriinimestel isu peale või? No, kas nad tahavadki koostööd teha? Eiga, kas Laura tuleb ka? Kas siis, kui Laura tuleb, ta hakkab naarma mõla või? Vot seda ma ei kannata. Äkki meil on ikka pintsak vaja peale visata. Appi me peame juba minema, aina. Peame, aina. Ma panen selle eksperimentaal uue värvi. Pane. Mulle ei meeldi see. Jah, ma näen välja nagu valentinipäev selle koti ja sellega. Aga nagu... Mis valentinipäev? Vähemalt ma olen tõsiselt võetavam äkki. Hiljuti ma tegin väga elumuud vastu. Ma ostsin omale esimest korda parfüümi. Mul on olnud enne ka, ma olen vist ostnud, aga ma sain alati oma empsilt või lihtsalt sõpradelt. Mu viimane lõhn oli ka sinu oma, mis ma lihtsalt kasutasin. Ja siis nüüd hiljuti ma käisin oma isikliku Ninaga, ehk Annaga, kes on üli lõhnatundlik ja lõhnatead inimene. Ma käisin temaga poes ja siis ma valisin välja, minu signatuurlõhn on see. Appi nüüd keegi lõhnanina vaatab ja siis ütleb, et Anna soovitas bossi. Ei, kas on halb või? Ei ole.
see lõhn, mulle meeldib see lõhn, Mulle minu ka. peale see sobib väga hästi. Kell on 47, Anna. Oi. Me peame minema. Räägi, kuidas me nüüd kohtumisele sõitsime ja saime aru, et mis me saime aru. Ja, ütleme nii, et vaata see, kuidas mina ja Anna teeme äri, sest jah, me ju ometigi teeme äri. Selles mõttes, et jah, kas ma vihkan nagu neid naisi, kes mõnikord nagu mängivad üle selle olen naine ja teen äri karakteri, jah, ma vihkan neid naisi. No, vihkamine on suur sõna, aga ma olen natuke nagu, sa ei pea rõhutama. Aga teistpidi nagu, see on see, mida me teeme. Nagu jah, see on all fun and giggles, kuniks me sõidame kohtumisele ja me saame aru, et me unustasime arutada, mida me seal kohtumisel pidime arutama. Aga tegelikult on asi selge, siis mõttes, et nagu siis tegimegi kohe eksprompt uue plaani. Vaata, ettevõtlus on see, sa mõtled oma jalgadele, Anna. Sa mõtled oma jalgadele kogu aeg, on ju. Nii, ja siis ma ostsin eelmises videos selle bluusi, on ju. Ja siis ma konsulteerisin oma värvianalüütikuga ja tegelikult ma seal videos rääkisin ka, et see nagu näol ei ole hea värv, on ju. Aga ta andis mulle nipi, et kui ma panen väga rahuliku tooni kas sinise või siis no ma panin beeži siia peale, et siis see toimib. Nii et tundub, et ma ei võta kohtumisel täna jakki seljast. Mulle meeldib, et sina oled suvise jakiga ja mina olen ikka veel oma talve. Aga tegelikult ma tegin väga riskantse valiku. Mul on mitu riskantset valikut täna. Esiteks, mu jalad on karvased. Miks see on riskantne on sellepärast, et mul on siuksed teksad, et kui ma istun, need tulevad suht kõrgele. Et noh, kui sa änkleid vaatad, sa näed, et ahv elab seal all. Ja teine riskantne valik on see, et õues ei ole nii suvet kandnud trench coat'i. Aga mul oli vaja ju värvid saada ometigi tasakaalu. Ma juba näen, et Laulal on ärivaist on sisse lülitatud. Vabandust hilinemise pärast, vabandust, meil oli liiga lõbus. Nii mõnus jalutuskäik juba, see on 12 kraadi. Can we talk about it? Jaa, we can. Mis on nii jälle koht? Tere! Oleme kohtumisel ja ma alles nüüd avastasin, kui karvased mu jalad on. Ja ma näest pean niimoodi istuma, sest kohe kui ma seda natuke üles tõmban, on näha püha ju appikene. Väga hull. Kus haaraga? Siin. Business on tehtud. Kas nüüd on aeg lõbutseda? Mis Ei, lõbutsed? alati kui on mingi kohtumine, ma olen nagu vau, et ma olen ikka, business on tehtud. Ma olen olnud tubli. Kuidas kommenteerid #secret project kohtumist? Et mul on ainult tunnike veel, nii et ma võiksin oma mõtteid koondada kuskil sinu Selge, lähme autokohtumine, eksprompt autokohtumine. Meil on limiteeritud aeg siin maailmas. Eriti Laural. Ta kõnnite nii kiiresti, ma ei saa. No nii, me oleme tagasi kodus, see vlog sai küllaltki kaootilise alguse. Aga nüüd on paar päeva möödas. Mul on nii palju life update'e teile. Mõni nädal mul pole nagu mitte midagi uut teile öelda. Ja siis mõni nädal ma tulen, ma olen nagu oota, mul on 10 uut e-rat käimas. Ma hiljuti deklareerisin oma elus ametlikult #rotmode ja seda väga lihtsal põhjusel selle sama Londoni reisi, mida te nägite. Ilm on ilus, tuju on hea ja mul on uus nahktagi. Kulud ületasid igasugust plaani. Ma lõin need kulud kokku ja ma olin nagu šokeeritud, gagged. Ja siis ma otsustasin, et nii, Maria, nüüdsest oled sa rott. See algas nagu väikse naljana, et ma olen nüüd rott, et ma nagu, hoian raha kokku. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, tegelikult sellel on potentsiaali tõeliseks elufilosoofiaks. Kui ma ütlen, et ma olen nüüd rott, siis see ei tähenda seda, et ma nagu hoian elu eest iga asja pealt kokku ja ei luba endale mitte midagi. Seepärast, et mind on kasvatatud niimoodi, et ära karda väikseid kulusi, karda väikseid tulusid. Küll aga ma märkasin, et on päris palju nagu kulutusi, mille puhul ma ei tunne, et see raha oleks õigustatud. See ei ole asi, mis mulle reaalselt tooks nii palju rõõmu. Ja rotmoodi point on see, et me lihtsalt vaatame üle elus need asjad, mis sulle tegelikult ei too rõõmu nii palju või mida endale pidevalt lubades sa nagu unustad ära, kui eriline see on. Toidu tellimine on väga hea näide. Ma nüüd nagu nädal aega olen olnud rotmood, on ja see, kui me siis olime Annaga nagu okei, saame kokku, teeme väikese teidi, lähme kohvikusse. See oli nagu 10 korda erilisem kui see, et ma luban endal mingi peale trenni Kristiinest või Virust mingi boosti või matša või asja võtta. Midagi selle juures, et ma selgitan teile, et mitte 3 korda nädalas peale trenni boosti ostmine on minu elufilosoofia on väga naljakas.
Okei, aitab praegu jutust, Rott peab tegema tööd ka. Oma hashtag suured sissetulekud mõtteviisi elus hoida. Ja täna on minul tööl siuke päev, nagu kui sa käid koolis ja sul on nagu teha kodutöid, aga need on need lihtsamad sorti. See on see, kuidas mina tunnen ennast nende päevadega, kus ma pean tegema raamatupidamist. Ehk raharead sirgeks tegema. See on peaaegu nii lihtne ülesanne. No ta ei ole lihtne, ses mõttes, et palju võib minna valesti. Mul on nagu seoses raamatupidamisega sama tunne, mis oli kergete kodutöödega. Ma ei pea kõiki ajurakke ragistama, ehk ma peaaegu nagu ei viitsigi teha seda. Aga it has to be done. No nii, natuke igavad töökohustused on tehtud ja on aeg liikuda edasi igavate kodukohustuste juurde. Mul on ju robottolmuimeja. Parim investeering ever. Iga mõne aja tagant sa pead teda puhastama. Ilmselgelt on ja vaadake, kui ammu ma seda teinud pole. Oh my god. Satisfying natuke, kahjuks. Kahjuks see on natuke satisfying mulle. Jep. No ma mõtlesin, et ma teen kiirelt snap, aga ma saan aru, et see on nagu 20-minutiline projekt mul see puhtaks saada. Teeme väga niche timelapse. Lõpuks sain esimese vahe puhtaks. 2 veel minna. Oh my god, ma avastasin, et siin on mingi filter. Mida sa pead puhastama? See on nii nagu täiskasvanu elu. Et sa avastad, et on mingi filter, milles sa ei olnud teadlik, mida peab puhastama. Ja sellesse klaasosasse, kus muidu käib vesi, on läinud nagu maru palju sitta. Appi ja nüüd ma avastasin mingi luugi, mida ma polnud kunagi varem näinud, mis on täielikku sitta täis. Sest robottolmuimega on see, et see sõidab mööda su tuba ringi iga päev. Ehk kui see on puhastamata, ta võib su kodu nagu mustemaks teha. Ja see on praegu väga hea näide sellest. Iga päev on see weather app teinud nagu mingit Pulli. Jah, Pulli. iga päev ütleb, et nüüd on soojem ja mitte ükski päev pole. Kus on maikuu? Esimene pool suve. Head kevadet. Mis sa minu uuest Rott moodist arvad? Näiteks üks minu teine sõber juba naeris. Rott, Martin ütles ka, et ta ei usu, et see kaua kestab. Vaata, võib-olla see probleem on sõnastuses, sest Rott seostub ju inimesega, kes nagu kraabib raha kokku ja see vihjab nagu väga halvale rahalisele seisule, aga pigem nagu... See filosoofia on see, et me lubame asju, mis toovad meile seeläbi palju rohkem rõõmu. Vaata, see on vahelduseks on hea meil on vaja mingit tarka kuradi eerat ka. Ma just tahtsin öelda, sul on vaja vahepeal rahaliselt humbling eerat vahepeal. Sellepärast, et isegi kui sul on need vahendid, et raha kulutada, siis meie vanusesse tõenäoliselt nagu alati on hea panna kõrvale, on ju. Ja näed, Rott mood läheb hästi, mulle maksti laitirit just 1.14 intressi. Oh damn, you're rich. Rat mode over. Nii manager, kuidas riigipühal töö tegemine edeneb? Hästi, topeltpalk. Meil on nagu väga grand plan minna jooksma nüüd peale seda. Aga reaalselt nii külm on, et meilt saab kohe koostöö filmitud ja me oleme mäkki. Ma ei tea, meil koostöö on ka toidu asjaga. Seega mul isegi hakkab kõht nagu, mul pole kõht nii tühi. Ma ei tea, mida me mõtlesime, et me jooksma lähme veel. Kuigi inimesed jooksevad. No nad on built different. Me pole inimesed. Me oleme creatures of life. Me oleme beibad. Manga on väga hea. Kõik need toidud on väga head. Me läks nagu jälle hea minna. Mul ongi tunne. Me oleme kõigest Pirital, aga tunne on nagu oleks Kurgjärve. Käes on nüüd pühapäev, ma just ärkasin ja ma proovisin täna öösel uut viisi, kuidas minu juuksed siduda öösel, nii et nad püsiksid ilusad. Aga ma siit kaamerast ei näegi väga hästi, aga mitte liiga halb. Painkoogid on küpsemas. Mul on viimasel ajal mingi YouTube'i tuju olnud, nii et ma olen binge-watchinud oma vanu lemmikuid. Ma olen juba pikemat aega teinud pannkooki ühe nami retsepti järgi, mis on kuulikindel tõesti. Ma arvan, teen meiega esimese. Ma terin alla oma top pannkoogi
toppingud. Meie peres oli alati mingi vanaema vanaisa moos ja siis oli mesi. Need olid OG-d. No ja siis, kui me kasvasime suuremaks, siis me saime teada, mis asi on Nutella. Ja Nutellat läks ka. Seda ikka läks. Mõnikord kohupiim, mõnikord jäätis. Oh my god, jäätisega oli ikka räigalt hea. Oh my fucking god. No nii, ma tulin parki nautima pühapäeva. Võtsime Katerin endalist matchat. Pikalt ma olin nagu off my matcha game, sest ma olen ikkagi kohvi tüdruk at heart. Plus ma armastan for me'd, et valikuid energiajoogiks hommikuti on palju. Aga nüüd eriti, kui ma päevadega olen kohvi pidanud ära jätma, sest see mõjub krampidele mul nagu hullemalt, siis ma täiendasin oma matcha varusid. Ma olin ülilähedal, et osta see kallis matcha kit ka. Tead see, kus on kast või ka see kaustilaga ja siis see bambusest see. Aga siis ma mõtlesin, Maria, sa ei ole siuke gurmaan, et piisab elektriviskist ja telli sellist purgi praegu. Üldiselt on kõik väga tore ja nii edasi, aga mind natuke häirib see, et miks ma pean mais kandma talvejopet. Ma olen sama jopega, millega ma käisin siis, kui oli, nagu palju on talvel külma, mingi -10 või -15 isegi. Ja ma käisin siis sama jopega, millega ma käin praegu ja minu meelest see ei ole eriti normaalne. Kuigi iga kord, kui ma teen vlogis mingi ilma referentsi, siis alati selleks ajaks, kui ma olen video üles pannud, on ilm muutunud. Ehk see pole kunagi värske, aga praegu on nii, et iga päev ütleb, et sajab, siis tegelikult on päike, täna pidi ka terve päev pidi sadama, aga nii kui alati külm on, et ma istun oma sulejopes, ma just ütlesin ise endale, et aitab lobast. Ja siis mulle meenus, et kas te mäletate enne, kui oli jäppimine, oli ometigi lobisemine. Ja need, kes lobisesid palju, nad olid professionaalsed lobamokad. Ja toome selle sõna lobisemine tagasi, see on nii palju parem. No esiteks see on niikuinii eesti keeles, aga sellel on nii hea kõla. Tead küll, ma lihtsalt veits lähen lobisen. Väga hea. Appi, aga kuulge, ma ei saa lahti sellest, et lobisema on ju nii hea sõna. Nagu ilmselgelt ma teadsin seda sõna ja ilmselgelt oleks ilus kasutada eestikeelseid sõnu, aga jäppimine, sellel oli ka mõnda aega oli sellel hea kõla, aga oh my god, lobisema, nagu lihtsalt lähme lobiseme veits pargis, lähme lobiseme sõbrannadega, ma olen professionaalne lobiseja, see on nii hea sõna. Kas seda saab kasutada nii ka, et on nagu et jäpper ja siis on jäpp, nagu et lobin või? Võiks veel olla mingi, et meil on alati hea lobin oma vahel. Ja tõesti, ma nagu, sellel on ju nii võrratu kõla. Come on. See sõna on giving nagu emps, vaata, kes on selle, kui nagu olid juhtmega telefonid, vaata, see, kus tegid niimoodi. Ja siis emps lobises sõbrannaga, vaata, kodutelefonil alati. Mis sõnu ma veel olen unustanud siis?